Kui ma nägin sind ka ja sõid seda energiajooki siin, et ja sa nagu ütlesid ka, et sa olid ükskord magamata, siis me nagu jõudsime minust selleni, et sa koffiini tarbisid hästi palju. Seda kohvi ma olen... Täpselt ongi, et see koffiin, mis see koffiin tekitab, on see, et ta siis blokeerib meie väsimustunde. Et õigemini ta ei anna energiat, vaid ta kaaperdab meie nii-öelda retseptori kohad, mis on mõeldud siis adenosiini jaoks. Adenosiin on siis unesurve tekitaja. Et meil on siis 2 bioloogilist mehhanismi, on siis see melatoniin, mis ajab meid magama, ja siis on see, mis meil nagu täieneb kogu aeg. Klaas hakkab täituma, ütleme niimoodi, hommikus ärkad, see klaas on täiesti tühi nii-öelda, unesurve on täiesti tühi. Ja nüüd ka järjest tunni haaval hakkab see klaas täituma ja nüüd siis see surub sind magama. No. Ja koffiin on võimaldab siis blokeerida need kohad niimoodi, et see unesurve efekt kaob ära. Ja nüüd on see, tänu sellele siis meil ongi see olukord, kus me saame siis hommikul, me võib-olla oleme seal nõiaringis sees, me ei puhka välja, me läheme hilja magama, sa oled hommikul väsinud, võtad koffiini, sa peletad sellega väsimuse ära, aga sa ei lahenda seda probleemi ära. Ja nüüd siis on see olukord, et kui sa hull kohvitarbija ja õhtuti näiteks on sünnipäev, kohvi kookki, täiesti tavaline asi, ja nüüd olukord, sa oled siis voodisse ja nüüd sa võidki olla üleval ja ma enda pealt tegelikult, kui ma rääkisin, ma käisin pulmas, ma hakkasin 11 haigutama, minu aeg oli jõudnud, kogu aeg sai süüa, kõht mõnus siuke, siis ma võtsin kohe, hotellitoas oli jäetud siis Red Bullid, võtsin, ma pole elu sees, ma ei mäleta, kui mina tegin energiajooki kelle 11 õhtul. Ja siis oligi kelle 4-5 aeg, ma pidin magama minema, et mingi uni peaks olema selle ajal, siis ma tundsin, mul ei tule und peale, mis värk on. Minu jaoks oli siuke hästi huvitav efekt, tavaliselt ma ikkagi suudan magama jääda, aga ma ei suudnud kuidagi. Ja teinekord võib olla põhjus see täpselt, et me tarbime liiga palju koffiini. Koffiini eluiga võib olla kuskil 8 tundi. Aga see nüüd oleneb ka sellest, et ma tean inimesi, kes tarbivad võib-olla 2-3 tundi, nad magavad ilusti. Et see on väga individuaalne. Aga on 2 geneetika tüüpi ka maksas ehk siis geeni põhimõtteliselt, et mis on kiire seedija ja aeglane seedija. Kiire seedija ongi see, et annab sulle kasutegurit palju, kiirelt läheb ära verest, annab seda produktiivsust, aga aeglase seedile võib olla see ärevus võib tõusta. Eriti veel inimesed, kes on üldiselt ärevad rohkem, siis koffiin tõstab ka ju meile stresshormooni taset, kortisoli taset. Et see tähendab, seda kortisol on kõrge, melatoniin on madal. Siis see koffiin on võib-olla see põhjus, hakkame sellest peale. Küsimus? Kofeiiniga on tõesti niimoodi, et ma olen tundnud kuidagi, või tänu sellele vist, et mul on nagu läbi elu olnud, ei ole olnud unega probleeme, üldiselt üsna sügavalt magan ja kergesti ja kaua ja jään ja mis iganes on ju. Et siis ma tõesti seda kofeiini mõju võib-olla, kui ma just tohutult üle ei pane, siis ma tavaliselt ei tunne seda. Et viimati, kui ma tundsin, oligi, kui ma olin 8 tassi ja viimane tass oli kell 12 õhtul, et siis ma tundsin, et no ei tule und, aga ikka mingi tunni pärast tuli. Eesti esu.